tere! Täna räägime ChatGPT-st. Kui sa seda videot vaatad, siis ma eeldan, et sul on soov teada saada, kuidas see tööriist sul kohe täna elu lihtsamaks teeks. Oled õiges kohas. Näitan sulle mõned nipid, mis säästavad su aega, tõstavad tööde kvaliteeti ja toovad su ellu võib-olla isegi natukene rahu. Ütlen siia vahele ka seda, et me liigume videos üsna tempokalt. Vastasel juhul läheks niigi pikk video veel pikemaks. Küll aga meie seas on ilmselt väga erineva õppimistempoga inimesi. Ja ma ei pea teile ilmselt ütlema, et kui keerukas on mingisugust teemat efektiivselt edasi anda, kui klassis on erineva tempoga õppijaid. Seega selleks, et sina siit videost maksimaalselt kasu saaksid, soovitan ma sul video ise pausile panna või tagasi kerida täpselt nendes kohtades, kus sa ise seda vajalikuks pead. Oleme kokku leppinud? Väga hea! Mis meil siis täna menüüs on? Esiteks, kuidas kirjutada häid viipasid ehk prompte. Teiseks, failid, tunnikavad, töölehed, testid. Kolmandaks, andmeanalüüs. Neljandaks, veebiotsing ja allikad. Viiendaks, piltide lugemine ja loomine. Kuuendaks, isikupärastamine ja viimaks privaatsus ja akadeemiline ausus. Alustuseks, miks üldse juturoboteid oma töös kasutada? Kolleegidega kohvinurgas vesteldes jääb mulje, et need annavad rohkem valesid vastuseid kui õigeid. Ja isegi kui annavad head sisendit, siis tuleb see ikkagi rangelt üle kontrollida ja parandusi teha. Kui see tehisaru nii kõikuimas asi on nagu reklaamitakse, siis miks ei ole nii, et ma lihtsalt ütlen, mida ma tahan ja ma saangi kohe õige hea vastuse? Tegelikult igasugune inimestega koostöö on ju sarnane. On ütlus, usalda, aga kontrolli. Isegi kui teed koostööd oma kolleegiga, siis on samamoodi mõistlik üksteise tehtuga tutvuda ja vajadusel teha ettepanekuid parendusteks. Erinevus on aga selles, et ChatGPT näol on tegu nii-öelda supervõimetega partneriga. Ta ei väsi, tal on tohutu teadmiste pagas ning ta saab abiks olla väga erinäoliste ülesannetega. Kirjutamisega, uurimisega, planeerimisega, analüüsimisega ja muu säärasega. Ta suudab kohanduda täpselt sellega, millega sul parasjagu abi vaja on. Ja mis kõige parem, erinevalt koopiamasinast, mis otsustab streikida täpselt 2 minutit enne tunni algust, kui sul on vaja 30 töölehte välja printida, on tehisaru alati valmis just siis tööd tegema, kui sina seda soovid. Nii, ma nüüd jagan siia oma ekraani ka, et me saaksime üheskoos põgusalt pilgu peale heita, mida me ChatGPT tavades näeme. Muide, sinul võib see pilt veidi teistsugune välja näha, aga laias laastus peaksime siiski samal lehel olema. Nii, paneme tähele siin vasakul ääres asuvat külgriba. Siin näed sa palju olulist infot ja siin asuvad ka kõik sinu vestlused, mida sa ChatGPT-ga pead. Ja samuti saad siit liikuda erinevate tööriistade ja vaadete vahel. Kohe üleval on nupp uus vestlus või inglise keeli New Chat, millega saad alustada uut vestlust. Hea harjumus ongi iga uue ülesande puhul sellel klõpsata. Nii saab ChatGPT värske konteksti ja samuti on sul endal hiljem lihtsam erinevaid vestlusi teemade järgi üles leida. Otsinguks saab kasutada ka nupp otsi vestlusi või Search Chats, mis aitab sul veel kiiremini konkreetseid asju vestlustest üles leida. See on eriti kasulik, kui pärast mitut järjestikust arenguvestlust üritad kärssa vajuga meelde tuletada, millisesse chati eelse kontroltöö hindamiskriteeriumid jäid. Ja sealt allapoole liikudes näeme veel 4 jaotist. Kõigepealt on teek. Siia ilmuvad igasugused pildid, diagrammid, visuaalid, kõik, mida me ChatGPT-ga loome. Siis on koodeks. Koodeksi puhul on tegu sellise natukene programmeerimise tööriistaga, aga ei midagi keerulist, nagu sa varsti näed. Siis on GPT-d ja projektid. GPT-d on juba kasutajate poolt valmis treenitud abilised mõne konkreetse ülesande või valdkonna jaoks. Ja projektide puhul on sul võimalik luua kaust, mis grupeerib omavahel läbi konteksti seotud vestlused, failid ja juhised. Neist 4 aga räägime rohkem järgmises videos. Ning viimaseks jaotiseks on siis vestlused. Kui sa nüüd oled esimest korda siin ChatGPT lehel või selle kasutajaga esimest korda sees, siis laiutab sul selle projektide all võib-olla suur tühjus. Aga nii kui me ChatGPT-ga vestlema hakkame, siis hakkavad need siia järjepanu ilmuma ja siin sa näedki siis hiljem kõiki oma vestlusi, mis sa pidanud oled. Ning kõige ülemine vestlus on siis kõige hilisem. Vot nii. Nii palju siis asja ülesehitusest. Hakkame nüüd päriselt pihta ka. Ilmselt olete kuulnud, et maailmas on tekkinud üks hästi oluline uus oskus. See on oskus kirjutada häid viipasid ehk inglise keeli prompte. Viip on siis see käsk, ülesanne või küsimus, mida sa ChatGPT-sse sisestad. Hea viip võrdub parem tulemus. Ja pane nüüd tähele, mida täpsemalt sa kirjeldad ära oma eesmärgi, sihtrühma ja formaadi, seda rahuldavam tulemus tuleb. Sellest tulenevalt suunan teid mõtlema 4 punkti poole. Esiteks, eesmärk ehk mida sa täpselt vajad. Teiseks, kontekst. Kas on midagi olulist
mida tehisaru peab arvesse võtma. Näiteks teema, tase, keerukus, erivajadused ja nii edasi. Kolmandaks, formaat. Mis vormingus sa tulemust soovid? On see siis e-kiri, tööleht, loetelu, tabel või muu selline? Ja viimaks piirangud. Näiteks tähemärkide arv, keel, aeg, alusmaterjal. Ehk siis hea viip võiks sisaldada informatsiooni vähemalt kõige 4 suhtes. No, proovime üheskoos ühe näite läbi ka. Sa võid ChatGPT-le alustuseks isegi rolli määrata. No, oletame, et sa tahad, et see looks vastuse, nii nagu võiks seda teha üks kogenud eesti keele ja kirjandusõpetaja. Seejärel paneme kirja üheselt mõistetava ja selgesõnalise eesmärgi, mida me soovime tulemusena näha. No, näiteks koosta 8 arutelu küsimust Tammsaare Tõe ja õiguse esimese osa kohta. Siis täpsustame konteksti, kus me seda tulemust kasutaksime. 10. klass, fookus, peategelase ühiskondlik taust. Nii. Siis sätime, mis formaadis me tulemust soovime. No, need võiksid olla loeteluna esitatud numerdatud küsimused. Ja viimaks paneme kirja piirangud. Iga küsimus võiks olla 1 või 2 lauseline. Ja sellest peaks nüüd täitsa piisama. Vaatame, mis välja tuleb. No, ma ei ole nüüd küll eesti keele õpetaja ja tõde ja õigust lugesin ka päris ammu, aga tunduvad ju täitsa asjalikud küsimused või vähemalt sellised, mille üle 10. klassi õppija saaks arutleda küll. Igatahes on sääraselt viipade kirjutamisele lähenemine märksa efektiivsem, kui kirjutada lihtsalt anna mulle 8 küsimust tõe ja õiguse kohta. Ja, võib-olla sa tõesti saad mõne asjaliku vastuse, ent reeglina tekib siis järjest rohkem sellise kohti, kus ChatGPT hakkab jama ajama. Ja no, siis tekivadki need kohvinurga vestlused, kus räägitakse, kui koba see ChatGPT ikka on. Igatahes, ma soovitan sul nüüd video korraks pausi peale panna ja katsetada ise üks viip kokku kirjutada, kasutades just läbi arutatud mudelit. Boonusnipi aeg! Yes! Kui sul ei tule alguses ühtegi head mõtet, kuidas ChatGPT saaks sind sinu töös aidata, siis pole muret. Las chat ise pakub variante välja. Kirjelda, mis tööd sa teed ning palusel pakkuda, kuidas see saaks sulle kasulik olla. Kui võtta uuesti eelnev õpetaja näide, siis viip võiks olla midagi säärast. Ma töötan eesti keele ja kirjanduse õpetajana ühes Eesti gümnaasiumis. Kirjuta mulle 5 erinevat viisi, kuidas ma saaksin ChatGPT-d oma töös kasutada. Lisa iga viisi juurde ka prompt, mida ChatGPT-sse sisestada. Ja palun, pakub sulle soovitusi koos konkreetsete kopeeritavate viipadega, kuidas see võiks su töös abiks olla. Ja kui esimese 5 seast midagi ei tule, siis genereeri veel 5 või 10 või 1000. No, ega ta ära ei väsi nagu nii. Okei, ei tasu üle ka pingutada. Nii, see nüüd oli kõige olulisem teema, aga liigume edasi failide juurde. Vaata siin all on üks sükene tore plussmärgiga nupukene. Ja kui sellele vajutame, siis ilmub lahti üks rippmenüü ja meie räägime siis praegu sellest ülemisest nupust ehk siis lisafotosid ja faile. Ja üllatus, siit saab siis üles laadida fotosid ja faile. Aga milleks see hea võiks olla? No, oletame, et töö juures palutakse sul tutvuda pika ja üsna keeruka dokumendiga. Ei ole probleemi, lae aga mahukas teksti hunnik üles ja saa vastu kokkuvõtlik infotihe ülevaade. Hoiatus! Ära lae faile üles, kui see sisaldab sensitiivset infot või isikuandmeid. Aga oletame, et sul on näiteks kunagi aastaid tagasi, kui ChatGPT-st polnud veel lõhna ka loodud hunnik töölehti. Ja nüüd sa mõtled, et tahaks neid töölehti natukene mudida, põhjalikumaks muuta, võib-olla lisada mõne lisaülesande või vastuste võtme. Vot, saadki selle töölehe siia üles visata, anda vastava käsu ja palun, olemas. Muidugi tuleb sul endal töölehte ilmselt veidi kohendada ja vormistada, aga vähemasti on uus suund käes. Nii, jõuame otsapidi andmeanalüüsi juurde. Oletame, et sul on õpetajana tabel, kus on õpilase lõikes kirjas teemad, kuupäevad, tööliigid ja tulemused. Kui sa õppijate nimed ära kodeerid ja tabelid sees või vormingusse salvestad, siis saad selle ChatGPT-sse samamoodi üles laadida ning paluda tal teha andmete põhjal analüüsi. No näiteks, millised 3 teemat valmistasid suurimaid raskusi? Või kas klassi üldtase paraneb või langeb ajas? Ja saamegi kokkuvõtlikult info kätte. Aga see pole veel kõik. Me saame nende andmete põhjal genereerida ka tulpdiagrammi, et tulemusi visualiseerida. Ja selle saad visata kohe mõne esitluse või slaidi peale, et tulemusi vajadusel ka teistele jagada. Aga võtame lahti uue vestluse ja liigume tempokalt edasi. Räägime veebiotsingust. Jah, infootsing võiks meil kindlasti kõigil juba käpas olla, sest guugeldame ju kogu aeg. Aga ka selle puhul saab üsna palju oma väärtuslikku aega kokku hoida, kui lased ChatGPT-l enda nimel Sherlock Holmesi mängida.
ja laias laastus iga vastus, mida chat sulle annab, mõnes mõttes ongi nagu veebiotsing, sest seda on ju treenitud veebimaterjalidega ning vastuseid otsitaksegi tihtilugu veebist. Kui aga tahad leida midagi spetsiifilist ja veel koos allikatega, et ise andmete õigsuses veenduda, siis tuleb viip ka vastavalt sõnastada. No näiteks, leia 5 usaldusväärset allikat 7. klassi geograafiatunni jaoks teemal Eesti pinnavormid, mille sisu on kaasaegne, veebis vabalt kättesaadav ja sobib õpilastele. Lühi kokkuvõte igast allikast 1-2 lauset ja kuidas seda tunnis kasutada. Lisa korrektsed viited, autor, pealkiri, aasta. Ning siis lisa viipe lõppu kaldkriips search. See annab chatile mõista, et tuleb hakata netist otsima. Ja saamegi mõned vastused. Küll aga panen teile nüüd südamele. Kui mõni tulemus tundub liiga hea, et olla tõsi. Kontrolli ikka mõne teise allikaga üle ka, jah? Nüüd aga jõuame piltide ja jooniste juurde. Esmalt vaatame, kuidas ChatGPT suudab jooniseid analüüsida. Me saame taaskord vajutades sellele plussmärgile laadida foto ChatGPT-sse ülesse ja paluda selle põhjal toiminguid teha. Näiteks analüüsi lisatud fotot, millel on kujutatud Newtoni seaduseid. Tee selle põhjal puhas konspekt, mõisted, valemid, näited. Lisa 3 kontrollküsimust ja 1 lühike harjutus koos vastuse võtmega. Okei, tundub, et pilti analüüsid oskab, aga mul on vaja endal tihtilugu jooniseid luua. Pole probleemi, ChatGPT-l on võimekus jooniseid luua täiesti olemas. Oletame, et tahad erinevaid ikoone, mida oma töölehtedele panna. Siis tulebki sisestada loo lihtne mustvalge ikooni komplekt töölehele, mille teemaks on ringmajandus. Prügikast, plastpudel, paber, klaas, biojäätmed, hoia stiil minimalistlik ja selgelt eristav. Ja siis sa pead natukene ootama, kuniks su soove täidetakse ja umbes mõnekümne sekundi pärast ongi sul ikoonid olemas. Mõtle, kui sa oleks pidanud hakkama ise internetist otsima ükshaaval selliseid ikoone, mis on veel kasutusloaga ka. Või veel hullem, ise joonistama hakkama. Ajavõit on ju märkimisväärne. Samas tasub sul endal ka sedasi pilti genereerides vaadata, et tulemused oleksid eetilised, neutraalsed ja sobilikud. Olgu, täna ma teile promptimise osas sisulisi nippe rohkem ei jaga. Liiga palju korraga pole ka hea. Küll aga tutvustan teile 2 väga olulist poolt veel, mida ChatGPT-ga toimetades arvestama peaks. Esiteks, et oma elu veel lihtsamaks muuta, suudab ChatGPT sinu kohta teatud asju meelde jätta. Näiteks saad oma suhtlust chatiga isikupärastada nii, et ütled, kuidas sa suhelda eelistad. Sa võid öelda oma nime, oma ameti, mille tehisaru siis meelde jätab ning pöördub sinu poole tulevikus siis vastavalt. Lisaks võid sa märkida ära, kuidas sulle meeldib vastuseid saada. Kas pigem eelistad lühikesi ja kokkuvõtlikke vastuseid või pikemaid ja põhjalikke. Seda siis, kui sa muidugi promptis seda eraldi ei täpsusta, et mis vastuseid sa soovid. Et selles osas on tegu küll nagu päris suhtlusega, kus vestluspartner kuulab su eelistusi ja jätab need päriselt ka meelde. Ja teiseks tahan rääkida eetikast, privaatsusest ja akadeemilisest aususest. ChatGPT nagu iga teinegi tehisaru tööriist on abiline, mitte asendaja. Sina oled siiski selle vastutav kasutaja ning teed otsuseid, mida sa selle abiga teed ning mida mitte. Seega on olemas head tavad ja reeglid, mida tuleb silmas pidada. Näiteks ei tohiks jagada teiste inimeste isikuandmeid. Kui soovid mõnda sellist sensitiivse sisuga faili analüüsida, siis tuleks esmalt materjal anonüümseks muuta ja alles siis saad tehisaru abi kasutada. Üks suuremaid väljakutseid AI kasutamisel, näiteks õppimise kontekstis, on kuidas tehisintellekti õppimisel ja õpetamisel võimalikult efektiivselt kasutada. Inimlikult saame kõik aru, et aju tahab minna kõige lihtsamat vastupanu teed ja mitte pingutada ja seetõttu oleks lihtne lasta tehisarul kõik meie asjad meie eest ära teha. Kuid õpetajatena peaksime õppijaid ja tegelikult ka iseennast julgustama tehisaru kasutama nii, et see toetaks õppimist. Lasta küsida endalt küsimusi, analüüsida enda antud vastuseid ja arutelusid, näidata alternatiivseid lahenduskäike ja anda soovitusi. Ja kui kasutadagi kirjalikes töödes tehisaru abi, siis tuleks sellele ausalt ja korrektselt viidata. Ning kui tehisaru annab allikaid, tuleks kindlasti allikaid ja viited kriitilise pilguga üle kontrollida. Vastasel juhul küsib keegi jälle, et aga mis chat küsis ja ütles, et Tammsaare kirjutas kevade. Ja siis algab pikk loeng teemal allika kriitilisus. Nii, olemegi lõppu jõudnud, ehk siis kokkuvõtteks. Kõik algab heast promptist. Kui oskad viipa hästi sõnastada, siis see on suureks eelduseks, et ChatGPT annab sulle ka päriselt sellise vastuse, mille sul kasu on. Lae üles pikemad failid, et chat saaks sulle nendes kokkuvõtteid teha ning sinu väärtuslikku aega kokku hoida. Aga seda juhul, kui failis ei ole midagi konfidentsiaalset. Ja ongi selleks korraks kõik.
Loodan, et said siit nii mõnegi nipi, kuidas ChatGPT enda jaoks mõnusalt tööle panna. Nagu iga uue oskusega, vajab ka efektiivsete viipade kirjutamine harjutamist. Seega katseta ja ära heida meelt, kui chat sulle vahepeal mingisugust umbluud ajab. Järgmises videos kaevame veel sügavamale ja vaatame, kuidas ChatGPT veel efektiivsemalt sulle kasulik saab olla ning viia omavaheline koostöö taseme võrra edasi. Näeme seal!